Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tervist, kallid rallisõbrad, kes veel siia teleekraanide ette on jäänud. Kahjuks midagi rõõmustavat meil Belgia ralli teisest päevast teatada ei ole. Ott Tänaku heitlus poodiumi kohtadele lõppes juba päeva esimesel katsel rehvi purunemisega. Mis täpsemalt veel on tänane rallipäev pakkunud, seda hakkame siin stuudios lahkama Roland Poomi ja telefoniühenduses Jaan Martinsoniga. Räägime kõigepealt jutud Belgiast. Jaan, tuled otse intervjuutsoonist, mida kuuldu? Kuuldu ei ole midagi uut ega üllatavat. Tänak kordas, et ikkagi õpib ja hangib kogemusi nii selleks ralliks, uueks ralliks, Jepperi ralliks kui ka üldse asfaldisõidu kogemusi Hyundaiga ja ütles, et ikkagi sõit on enam-vähem nauditav ja kuigi ta nägu nüüd väga niisugust nautimist väljendanud ja siis ütles, et see, mis homme hakkab toimuma, et see on ralli paratamatus ja tema ei saa sinna midagi parata, nimelt pekstakse ju kõik rallimehed enne kukke ja koitu, kuked veel rahulikult magavad und, pekstakse kõik üles ja kupatatakse siis spa ringraja poole minema selleks, et sõita läbi 40 kilomeetrit kiiruskatseid. Ja selleks, et need 40 kilomeetrit läbitud saaks, tuleb esmalt 300 kilomeetrit sõita. Nii et minu meelest ei ole see eriti mõttekas absoluutselt, et ma juba mõtlesin, et võib-olla Rally Estonia teeks ka niimoodi, et kõigepealt neljapäeval sõidame selle Mikihiire katse Riias ja pühapäeval siis sõidame Tallinnas need paarkümmend kilomeetrit maha ja finišeerime Raekoja platsil ja üle uhke on kõik ja vana Toomas vaatab. Aga rääkides päeva alguses, siis minul kui blogitegijal võttis küll masti ikka päris korralikult maha. Kuidas on töötada koha pealt edasi, kui teada, et midagi suurt enam mängus ei ole? Absoluutselt täiesti viskas üldse masti maha ja siis ma küsisin ju Tänakult ka, et kuidas saab sellega leppida. Tal on ju see hooaeg absoluutselt nässu läinud. Ta on ju saanud teha sisuliselt ühe niisuguse korraliku ralli, Arktika ralli, mille ta võitis. Seal Keenias oli ka veel enam-vähem 3. koha sai, aga kõik ülejäänud rallid on ju nässu läinud ja ta ütles, et eelmine aasta hakkasid need jamad pihta ja kõigega harjub, aga ju siis Saaremaa mehed on nagu leplikumad, et ma kuidagi ei harju sellega, et löntsid siin linna peal ringi, vaatad katseid kõik seal, esikoha võitlust ju enam ei ole, eks Kraik Põin teeb absoluutselt kõik endast oleneva, et Thierry Neuvillist mööda ei saaks. Võib-olla Elfin Evans võtab selle 3. koha, Ogier lükatakse 4., aga see suurt vahekorda ei muuda. Et sisuliselt hakkas ju siis, võib öelda, et laupäeva hommikust peale hakkas see pühapäevane jama, kui kõik kulgevad ja sisulist võitlust ei toimu. Tegelikult 3. koht on veel lahtine, aga mis sa arvad, kui tigedat võitlust need mehed homme tegelikult peavad, et nemadki ju peavad ju meeskonnale mingi kindlad punktid ära tooma ja mingid liigseid riske seal ei tohi nüüd keegi võtta? Ei, absoluutselt, ma ise arvan, et Elfin Evansile antakse see 3. koht ära, Ogier saab 4. koha, Roandpera peab leppima 5. kohaga ja lihtsalt nii need asjad on. Et seal need mehed omavahel nüüd vägikaigast kindlasti vedama ei hakka. Täpselt nii nagu ees ka Hyundai mehed. Mismoodi see Takamoto Katsuta 10. katse avarii sinna poole paistis? Eks ta päris jube oli ja see, mis autost alles jäi ja see, mis Katsuta seal autost tundis, kui ta oigas nende matsude peale, aga taaskord sai kinnitust fakt, et need tänapäeva ralliautod on ikkagi paganad kindlad, et sinna julgeb istuda küll ja sellega julgeb rahulikult posti rammida niimoodi, et betoonpostid maas. Ja sina vist postitasid või kuskilt tuli see väga äge video, kui
Peter Solberg omal ajal mööda Viinamarja põlde kimas ja samuti posti maha rammis, et niisuguse asju rallis tuleb ette, aga võt nüüd need vanad T-rühma autod, ma arvan, et sealt oleks asi letaalselt lõppenud. Need, mis olid hästi kerged ja plastmassist. No just. Kuidas sinu päev nüüd edasi läheb? Ega sa täna öösel enam seal Jepeeris enam ei magama tean? Ei, absoluutselt jah, et kaun siit kus kurat, sellepärast, et ma ei taha hommikul liiga vara ärgata ja sõidan rahulikult Brüsselisse, viibin seal hotellis, hommikul tõusen üles, sealt sõidan spaasse, teen seal ralli lõpu intervjuud ära, siis tulen Brüsselisse tagasi, nii et eks mul ole ka seda kaarutamist parasjagu, aga mul on hübriidauto, mina ei riku loodust nii palju kui need WRC autod, mis ütleme niimoodi, et nad neelavad ju kütust sama palju kui belglane laupäeva õhtul õlut ja ma miskipärast kardan, et okei, jääkaru, see rallikaravan ära ei tapa, aga jääkaru poja panevad kõhima küll selle CO2 koguse peale ja see on nüüd siis FIA, kes räägib kogu aeg, et kuivõrd tähtis neile on keskkonnakaitse ja kui tähtis on planeedi maa päästmine hävingust. Siia on päris pull veel lisada, et Michel Mouton ütles, et miks pühapäeval uusi rehve tavaliselt ei anta. Siis ta ütles, et me peame loodust säästma. Et enne Power Stage'i uute rehvide mitteandmispõhjus siis. No, just täpselt ja kui täna rääkisin Peep Pahviga, kes läheb Akropolise rallile ja seal on ju täpselt sama jama, nad sõidavad Mikihiire katseks, sõidavad ju 200 kilomeetrit Ateenasse, kusjuures see Mikihiire katse ei venita kilomeetritki välja, see on 980 meetrit, et see on ikka täitsa mõistuspärane. See on mõistuse vastane lausa, aga aitäh sulle, Jaan, vaatame siis siia lõppu sinu lõunase intervjuu Otiga ka ära ja siis õhtust intervjuud saab igaüks juba Delfist vaadata. Aga aitäh sulle praegu. Just ja räägime homme. Räägime homme. Ja siia siis vaatamegi Oti kommentaari sellele saatuslikule rehvi purunamisele ära ja siis tuleme stuudiosse tagasi. Ott, oskad sa öelda ka, kuidas sul see rehv purunes? Jah, et tee ääres, mis tuleb välja, et muru ääres oli täpselt telliskivi sees, et kuidagi ripsasime sinna pihta ja lõikas rehvi servale. Ja see oli suur purunemine, sa pidid ikkagi rehvi ära vahetama? Ja arvan, et rehvil ei ole väikest ega suurt purunemist, et kui õhku ei ole, siis on rehv katki. Räägi, mis selle tungrauaga oli? Tungraud oli katki, et me pidime kõigepealt teda parandama, enne kui saame vahetama kahjuks läks rohkem aega. Ütle, kas see katkine tungraud, see oli inimlik eksitus või kellegi tegemata jäetud töö? Ja see oli mehaaniline purunemine, et füüsiliselt oli katki. Räägi, kuidas sa seda kõike talud, et kas sul närvirakud ükskord otsa ei hakka saama, kui me vaatame tervet seda hooaega? Ja ma arvan, et see on juba eelmisest aastast harjumus, et viimati 2 aastat meil midagi nii olnud. Lõpuks inimene harjub kõigega. Ütle, ainuke lootus on, et järgmise aasta Pirelli rehvid kestavad vähe paremini? Sellel juhul ma ütleks, et võib-olla ei ole päris Pirelli süüd, mis on ikka natuke. Ütle, kuidas siit edasi, kas võtad asja rahulikumalt kuni punktikatseni või paned ikka täiega edasi? Rallit on vaja õppida, et nagu näha, siis väga paljudel on üllatusi ja päris suuri avariisid juhtunud. Et kindlasti on oluline ralli läbi sõita ja siit see kogemus saada ja see tuleviku tarbeks on ikka oluline. Selge. No nii, siit intervjuu sõnasabas kinni võttes kõigepealt tahaks kiita Hyundai'd ja Otti, et kuidagi avatumad on sellel rallil, et kõik pardakaamera videod on ilusti olemas ja Ott ütles kohe intervjuus ära ka, et kus see rehv läks, et muru sees oli siis telliskivi ja nii see juhtus. Jah, võib-olla veider kuulata, et me saamegi teada, mis toimus, et tavaliselt sellist asja ei kuule eriti tihti. Aga no jah, et tegelikult on pigem isegi tore kuulda seda, et see oli sõiduviga, et nagu juba
natuke tüütuks ja veidi tegelikult kahtlaseks on see olukord läinud, et kõik sõitjad tulevad katse lõppu ja ütlevad, et kust ref katki läks, pole õrna aimu ka ja no selles mõttes on nagu tore kuulda, et see oli sõiduviga, sest ma ei kujuta ette, kui palju neid refi purunemise peab veel juhtuma mitte sõitja siis süül, et midagi ette võetakse. Igal juhul, kui ma WRC laivis äkki Ogieri refi purunemise tagajärjel, kui ta ütles seal midagi, siis Östberg oli just kommenteerimas. Teatavasti Östberg on väga teravalt öelnud nende Pirelli refide kohta juba igasuguseid vulgaarseid sõnu, et siis ta seal noogutas kaasa, ütles ja, et see räägib õiget juttu. Ja teine huvitav aspekt kogu selle refi vahetussaaga juures oli ikkagi see tungraud, et räägi, Roland, kui sa lähed service'ist välja, kas sa vaatad tungraua üle? Ei vaata. Ja ega ma ei vaata üldse sinna pagasnikusse, et me anname mehaanikutele info ette, mis meil näiteks on vaja autosse pakkida kaasa, kas 2 ref, 1 ref, ilmselgelt tungraud peab autos olema, trell peab olema autos, millega siis rattamutrid lahti lasta. Et seda kindlasti ei ole sõitjal seda aega ja mahti kontrollida, käia tegemas tegelikult mehaaniku tööd siis. Et see läheb mehaanikute kapsaeda kindlasti. Aga siia veel lisaks see, et mul on veel juhtus veel, ma arvan just Poolas juhtus, on Walesis juhtunud seda, ma arvan 2, 3, 4 korda on kindlasti juhtunud sellist asja, et mõtlen mehaanikutele refi koguse, mis kaasa tuleb. Pärast pagasniku luugi lahti vaatan, mis asja. Pole päris nii asi, nagu ma ütlesin. Ega me tegelikult täpselt ju ei tea, et kas rike sellel tungraual oli juba varem või ta läks seda refi vahetades katki? Jaa, ega siin ei teagi. See on Oti sõnad, mis ta on öelnud ja loomulikult tegelikult ralliautol selle refi vahetamine, ta on küll üpriski lihtsaks tehtud, aga see on selles mõttes päris triki, et see auk, kuhu sa lükkad selle tungi sisse, ta on umbes selline, ta ei ole väga sügav. Ja kui ta natuke jääb välja, siis see võib juba täiesti vabalt lihtsalt ära murduda või ära väänduda, et see on nagu väga-väga lihtne juhtuma, et tõesti jah, kuidas see juhtus, ega ei oskagi öelda. No me siin Jaaniga rääkisime, et masti võttis täitsa maha kohe juba hommikul esimesel katsel. Kuidas, sa oled televaataja rollis ikkagi siin need rallid, et kuidas televaatajana on sellist rallit edasi vaadata? Ma pean ütlema, et ausalt öeldes ei morjendanud absoluutselt, sest ma pigem nagu iga ralli, mis tuleb, siis juba oled nagu mentaalselt valmis, et niikuinii võib pekki minna. Et pigem nagu valmista ennast ette, et kõige hullem juhtub. Et siis mida paremini läheb, seda toredam on seda tööd ka ilmselt sul edasi teha. Et ausalt öeldes ei olnud mingit kurvastust, olid nagu okei, läks jälle, mis seal ikka. Et eks seal oli edasi tegelikult nagu huvitavaid sõidukohti jätkus, et Priin ja Neville'i võitlus oli päris huvitav ja siis see kolmik Evans, Rovanpera, Ogier, seda oli ka veel põnev jälgida, nii et ei olnud hullu midagi. No seal tegelikult räägiti Andrea Adamoga ju päeval ka juba tiimikorraldustest, aga tõttu öelda, mina ei saanud sellest tiimikorraldustest aru, sest mehed ju sekundis võitlevad ja vahed on siin mega väiksed ja igal katsel olnud, et meeste käitumises pole küll aru saada, et keegi siin midagi tagasi hoiaks või kedagi hakkaks mööda juba laskma. Jah, sellise sõiduga need kaotused, ma vaatan, ega Priini kaotus, Priin on isegi kiirem kui Neville veel päeva lõpupoole kaald, et kui seal on mingit üritatud tiimi taktikat juba hetkel mängida, siis välja see küll ei ole tulnud. Võib-olla päeva lõpuks pool sekundit kilomeetrile kaotab Priin viimasel katsel, et võib-olla seal siis äkki natuke võeti hoog maha. Et aga tegelikult Priin ju hommikul alustas katsevõitudega ja siis püsinud seal stabiilselt tegelikult Neville'i kiiruses. Päeva nüüd päris lõpus andis natuke ära, et ma ausalt öeldes ei näe seda tiimi taktikat siin. Just 2 katsevõitu täna Priinile, 3 Neville'ile, 2 Ogier'le, 1 Evansile, aga võib-olla kui nüüd sinimust-valge prillid eest ära võtta, siis päeva tipphetk oli ikkagi Takamoto Katsuta 10. katse avarii vastu elektriposti ja öeldi siis ka nii tiimi kui mehe enda poolt, et õnn oli, et see post katki läks, sest muidu võiksid tagajärjed olla natuke kurvemad. Ja, seda kindlasti. Ja tegelikult seal Belgias üldse
et see neid rallis ei ole palju, kus need kraavid on üpriski sügavad ja sellised võivad päris valusad olla, kui sinna sisse sõidad. Et alati on pehmem kas rullud üle katuse, sõita võssa, sõita puusse. Sest puu ikkagi nagu teatavasti on nagu selline, kuidas öelda, vedru või painduv, on ju. Aga niimoodi järsult maa sisse sõita või sõita posti, mis ei purune, et see on väga valus kindlasti sõitjale. Nii et tore, et see post purunes, jah. Aga minu meelest natuke hirmsam lugu oli hoopis see, kui me nägime seal ühte inimest väga lähedal ees, kui pilt hangus. Et õnneks keegi pihta ei saanud, aga korra tundus küll, et see auto läks inimestesse. Igatahes kahju Takamotoga suutast ja kahju tema uuest kaardilugejast loomulikult. Ei, loomulikult kahju. Taka on väga, väga äge sõita. Ma tean sulle ka, ta väga on sümpaatne sõita sujaks. Et... Nüüd eriti, kui ma Jaapanis värskelt olen käinud. No täpselt. Ja see kaardilugeja, ma saan aru, et ta sai oma tööga väga hästi hakkama siiamaani, et ta on ka testidel lugenud ja see koostöö sujus, et mine tea, võibolla Dan mingi hetk loobub asjast, et vanust ka juba vaatad, kurat, et keha on juba valus igatepidi, et siis on vähemalt Takal keegi uus võtta, et ma arvan, et seal nad sõidavad kindlasti tulevikus edasi, nagu hetkel on teste vähemalt teinud. No 10 WRC autot meid alustas tänase päeva lõppu, on jõudnud ainult 6. On see loomulik kadu või natuke liiga palju? On ka hullemaid rallisi ju. Et tegelikult ma ei oska öelda. Võiks loomulikult neid rohkem ikka jõuda, aga Belgia, kuna see on uus ralli, et siis sellistel rallidel see tõenäosus on suurem ikka, et juhtub. Et ma arvan, et see ei ole kõige hullem lugu, et pigem on hull lugu see, et meil nime WRC autosi sõidab. Tegelikult Lube väljasõit ei olnud ju midagi väga hullu, see juhtus ka 9. kiiruskatsel. Igal teisel rallil oleks pealtvaatajate sealt välja saanud. Aga kuna Belgias on need kraavid nii järsud ja sügavad, siis sealt lihtsalt ei olnud enam varianti. Ja seal oli tegelikult teisi autos veel nii WRC 3-s kui ka junior WRC-s, kes nagu auto on terve, auto seisab kergelt kraavis, aga välja enam ei tule. See oleks kas see kruusaref seal all, siis see auto tuleks juba välja, aga slikiga muru peal järsu kraavi perve peale ei tule ja midagi teha ei ole. Et me nägime ka, kui Lube autot üritas päris palju mehi seal kahe köiega välja tõmmata ja ei saa autot kätte. Et ralli eripära lihtsalt, jah. Aga tegelikult Lubeest oli jälle kohutavalt kahju lihtsalt, et see Rally Estonia, mis iganes tempoga ta siia lõppu jõudis, vahet ei ole, peaselt jõudis lõppu, aga jälle lihtsalt see on... Eks ta vist juba mõistab ka ise, et viimased rallid siin ta karjäärist tulevad. Loodame, et vähemalt saab äkki tagasi Rally 2 auto peale hüpata. No 10. katse, siis kui see katse pooleli jäeti, siis Twitteris ja igal pool käisid siis sellised seotsud, et päris kalliks läheb maksma Belgia ralli korraldajatel see ralli, sest 9. katsel oli üks mees leidnud üles mingi maja ja kogu garaaži fassaad oli talle peale vajunud, et see tuleb ju kinni maksta kõik. Ja üllatavalt katki oli see maja, et tavaliselt kui auto paneb sinna majja sisse, midagi sealt tuleb, aga suurt midagi ei juhtu. Aga see oli päris katki, jah. Aga õnneks rallidel on kõik kiiruskatsed ära kindlustatud. Et kõik, mis kiiruskatsel juhtub, siis kindlustus maksab sellest, nii et ei pea õnneks sõita ega ka korraldaja mingit suuri rahasid seal välja käima, kindlustuse teema on see edasi. Huvitav oleks veel teada, mis selle elektriposti tagajärg on, sest loogika ütleb, et kuskilt on vool ära. Kuskilt on vool ära, jah. Või ei tea, jah, mis seal toimub. Tõenäoliselt keegi möllab seal juba, üritab voolu tagasi saada. Mäelt ma arvan. Mina kus juures imestasin, et see katse üldse edasi läks, et keegi üldse julges seda posti puutuma hakata, sest kus sa tead, et tal pinge sees või pinge maas, et... Ja seal oli see kaabel või mis asi seal vedeles maa peal, inimesed rahulikult kõnnivad üle sellest, ja siis ma vaatasin, et see hakkab autoga sealt üle minema, et aga ma ei tea. Siis kui sa vaatad seda, ma ei tea, kas sa vaatasid seda Solbergi aastal 2003 Prantsusmaal juhtunud, siis seal, kui post pikali kukkus, siis seda särtsu ja üldse ikka ümberringi seal oli möll ikka. Korraga, jah.
no ju siis, ma ei tea, võib-olla oli mingi selline post, et inimesed vaatasid, et läheb vahet ei ole. Julgeb üle astuda ja julgeb ka puutuda seda, et ise tõenäoliselt ei oleks puutunud. Aga need 10. katse tagajärjed andsid meil veel tunda siin päeva lõpus, kui tuli teade, et Ogier 10. katse aega on natukene korrigeeritud 3 sekundit kiiremaks ja nüüd tagajärg on see, et ta jääb Rovanperast maha ainult 1 sekundiga. See vahe oli seal natukene suurem. Ja mis sina arvad, näeme me homme mingit heitlust ka sellele 3. kohale? Lubatakse Rovanperal Evansit ründama minna või mitte? Ja Ogier loomulikult väga hea küsimus, sest ma nagu ei taha väga uskuda, et Rovanpere öeldakse, et kuule, et ära nüüd poodiumi peale pushi, aga see tähendab, et ta võib 5. kukkuda kohe. Et kuna vahed on nii väiksed, siis seda taktikat või midagi öelda, mida teha on nagu jube keeruline, et kui Ogier oleks praegu, ütleme, 20 sekundit taga, 30 sekundit taga, siis oleks lihtne Rovanperele öelda, et kuule, et ära lihtsalt Evansit rohkem pushi ja tule lõpeta 4. kohaga, aga noh, ma ei tea, täna tähendab see põhimõtteliselt seda, et kui Evansit mitte pushida, siis tõenäoliselt ta kukub 5. Ja sama peab ka ütlema Ogierile, et ära mine Evansit pushima, kas seda saab öelda? Ma arvan, et seal on esiteks natuke suured egod meestel. Ogierile kindlasti ei saa öelda, et lase Evansil võita. Et ma ei tea, ma väga ei usu sellesse, ma tahaks ikkagi näha, et seal sõidetakse. Aga ja ma arvan, et Evans suudab ka selle ise ära võtta. No tegelikult Latvala on ju tuntud selle poolest, et ta on lasknud meestel ikkagi sõita ja lasi tegelikult ka Mäkinen sõita päris korralikult, et ei olnud selliseid sina võtanud jalggaasi pedaali pealt maha. Isegi nagu päris, ta ei mäletagi sellist korralikku tiimi strateegiat, et niimoodi vaikselt midagi tehakse, aga sellist nagu tummist, nagu omal ajal, kui Ogier ja Lööb näiteks sõitsid Citroenis, siis Ogier lihtsalt võitiski reaalselt jalggaasi pealt maha ja tiksus katse lõpuni mingist hetkest, et oli väga hästi aru saada ja väga korralik selline strateegia. Praegu jah, pole ammu sellist konkreetset asja näinud, aga no ütleme, nende 3 vahel seda ei ole võimalik teha, sest nad lihtsalt on liiga koos. Ma ei näe võimalust, kuidas. See tähendab see, et kui sa tahad ühte eelistada, siis saab 2 vennale ütlema, et võtke nüüd hoog maha. Kui peaks nimetama päevasõite, siis kellele me selle tiitli täna anname? On see Neville ikkagi? Oma 3 katsevõiduga. Ütleme loogiliselt, see peaks olema Neville, aga millegi pärast nagu Priin sympatiseerib jubedalt, et ta suudab seal Neville'i oos olla, sest ma tegelikult eile ütlesin ka, et ma arvan, et Priin kukub ära juba seal päeva esimese luubil, aga püsis nagu jube hästi kannul ja nüüd siin viimase 1-2 katsega alles andis selle mingisuguse vahe sisse. Mul on hoopis parem kandidaat päevasõitjale Oliver Solberg, kes 85 katsekilomeetrit sõitis Siksiga põhimõtteliselt. Ja see on hea mõte. Vana tuli ilma roolivõimuta reaalselt. Kui sa nagu mõtled, Sigullil ei ole roolivõimu näiteks, et see ei ole, tegelikult see ei ole midagi hullu. Aga kui ralliautol ei ole roolivõimu, see on väga ränk. See on kohati võimatu lihtsalt. Ma tegin oma kõige esimese rallitesti 08-ga. Ise ehitatud auto, roolivõimu peale ei pannud, sest miks roolivõimu oleks vaja. Siis ma läksin esimest testi tegema Kehalasse, siis ma lihtsalt poole ringi peal ütlesin, et selle autoga ei ole võimalik sõita, ma ei jaksa keerata neid kurve. Nii et siis läks roolivõimu peale, aga jaa, see on ebareaalselt raske, sest need slick-reffid, diffri-lukud, väike rool, see kõik on nagu nii ja lühike, see tähendab, rool teeb meil siis 3 ringi ralliautole, et see on ebareaalselt raske. No eilse päeva lõpus oli Solbergi edu Huttoneni ees 2.48 ja ta on tänase päeva lõpuks seda isegi kasvatanud 3.36. Seal 3. kohal on meil Nikolai Krjasin, kellest võiks ka natukene eraldi rääkida, et hoolduspausist välja minnes sattus mehele vale vihiku tegi kätte, et räägi nüüd sellest, mis asi on roadbook ja kuidas on võimalik, et sa selle asemel, et lähed 13. katsele, satud hoopis esimesele. Roadbook on lihtsalt siis kaardilugeja käes olev raamat, kus on kõik iga meetri ja iga ristmiku pealt kirjas, kuhu sõitma peab. Alates, ütleme, roadbook hakkabki service out.
20 meetrit, tuleb parem kurv, joontega on näidatud kõik ette, et kuidas, kuhu liikuda, et keegi ei pea seal oma loomingut tegema, kuidas katsele jõuda ja kõik peavad sõitma täpselt ühte trajektoori sinna katsele. Kas see ei ole üks suur paks raamat, mida sa kogu aeg kaasas kannad? See on selline raamat, aga MM-rallil on iga päeva peale enamasti ikka oma raamat, sest muidu see oleks selline raamat. Ja siis Nikolai Gräzini kaardliga võttis kogemata eilse raamatu kaasa ja hakkasid servistööst välja sõitma ja jõudsid kogemata siis eilsele esimesele katsele, mitte tänasele esimesele. Nii lihtne see ongi. Võimas, aga 16. katse ta võitis igatahes. Ja vähemalt ta jõudis tagasi katsetele, et õigesse kohta. Aga ei olegi ausalt öeldes kuulnud väga, et Roadbook maha jääb, et võib-olla Marko Märtinist mäletad ka, et vale legendi vihik sai kaasa kaardlugajal. Et siis tuli lihtsalt ilma legendita sõita. Aga sellistest ei mäletagi, et mehed jõuavad vale katse starti ja siis vaatad, kurat, et katset ei olegi sinna. Aga Teemu Sunninen on meil kuhugi kadunud. Mina jään küll vastuse võlgu, mis temal lõpuks juhtus, sest 13. katse alguses tema ka kuidagi viibis seal. Ja 14 on superralli on ju. Ja 14 on superralli. Teemul ka need hädad käivad iga ralliga kaasas. Aga räägime ka paar sõna Robert Virvesest. Vaatame, kas tema 16. katse on ka lõppenud ja lõppes 4. ajaga ja kokkuvõttes on 3. kohal, pikalt tiksus seal 2. kohal, aga lõpuks Sami Pajari sai tast ikkagi, mis katsel see nüüd oli, 15. katsel sai Sami tast mööda. Vahe on nüüd nende vahel 15 sekundit. Junior WRC arvestuse kohta üsna väike vahe, ütleks. Jaa, ei ole midagi hull, aga Roberti see nad väga palju sõita hommikul oli. Keeruline hommik oli natuke neil, aga see katse jäi neil täitsa ära, jah. Aga see päeva teine pool kuidagi tempo veidi hakkas langema, mitte midagi hullu, aga Sami suutis mõned katsed oluliselt kiiremini tulla ja sai koha kätte, aga praegu on väga turvaline, iseenesest 28 sekundit 4. kohast ees, et homme see spa ümbrus seal sõita on selline oluliselt lihtsam juba kui need 2 rallipäeva, mis siin olnud on, et kui just tehniliselt midagi juhtus, siis oma kohta ta suudab kindlasti hoida. Kas Pajariga ta võistlema uuesti suudab minna, et teist kohta võida, ma arvan, et ei. Ja ma arvan, et selline suht turvaline positsioon hetkel. No on see spa küll sealt 300 kilomeetrit kaugemal, aga mina isiklikult tahaks küll näha, millised need katsed juba välja näevad. Puht isiklikust huvist. Ja, samamoodi. Ma nagu hetkel nagu pealtvaatajana väga tahaks näha, mis seal on. Et ma ei ütle, et kõik need 4 katset jube lahedad tulevad, aga näha, et mis nad seal välja mõelnud on, ma ei tea, ma arvan, et on küll põnev. Kindlasti sõitjal on see väga tüütu, nagu juba ennem rääkisime, et see on ikka kole pikk sõit sinna. Ja siis tõmmata 40 kilomeetrit ja koju ära minna. Kuigi Rootsi rallil on veel hullem Karlstadi sõita, ma ei tea, ka 2,5 tundi ralli autoga ja siis sõidad ka 2 kilomeetrit katse ja tuled tagasi. Et ega see ka tore ei ole. Nii et see on ralli osa, ma arvan, iga rallisõit on arvestanud ja on teinud ka seda varem ja teeb ka edaspidi. Ja see on näinud tobe, kui ühelt poolt räägivad oma, ma ei tea, loodussäästlikkusest ja siis teiselt poolt teeme mingid teisi lolluseid. Et võtke mingi korralik idee pähe ja jälgige seda. Ma ise loodan väga, et sinna spa ringrajale lastakse ka publikut ligi, et tribüünid võiks ju ikkagi täis olla, siis kannatab seal ükskõik millist katset vaadata. Ja, loomulikult, see oleks, ma räägin, tegelikult see idee on äge. Ma ei ütle üldse, et see ei ole äge idee, ja lahe olekski näha, kas see teostus siis lõpuks tuleb äge või ei tule, et mis nad seal välja mõelnud on. Võib-olla on jumal mõteta, vaatame, eks me homme näeme. Aga igatahes, eks me homme näeme, läks täna nagu läks, homme on uus päev ja punktikatsel ikkagi 5 punkti on ju mängus ja 6. kohast saab ka mingi punktid. Ja kõigil uued treffid. Ja kõigil punktikatsel uued treffid. Vaatame, mis seal saab, nii et ei saa keegi siin pool päeva homme tiksuda. Aga selge, meie täname Rolandiga, oleme homme tagasi, kuulmiseni. Homseni. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga.
Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.